1,4 kilogrammi. okei, nagu siin ülesandes Jorma, mis sa paneksid X-iks ja Y-iks? Võiks analüüsime. 2 banaani ja 6 õuna kaaluvad kokku 1,4 kilogrammi. Okei. 4 banaani on 80 grammi võrra raskemad kui 5 õuna. Kui palju kaalub 1 banaan ja kui palju 1 õun? Aga see on nii teha. Kui palju kaalub 1 banaan ja 1 õun. Me saame nagu sellise võrrandi teha, et 2B pluss 6 õun võrdub vaat. Mida tuleb 1,4 kilogrammi, siis saame teha 4B miinus 5 õun võrdub 0,8 kilogrammi. Ja siis saame näiteks asendusliit, mis võtab. Mis asi on B ja mis asi on õun? B nagu banaan ja õun nagu õun. Olgu. Ja mis asi see nagu, mis mõttes, et B on õun? Õuna arvamus või mis? Nagu õun on 1 õun. Mis mõttes 1 õun? No nagu õuna kogus siis või? Et 1 õun? 1 õun on 1 õun. Mida? Kui 1 õuna siis nagu arv, et 2 õun on 2 õuna. See on 2 õun on 2 õuna. Et millest siin jutt on? Siin ei ole ju õunte arvudest juttu. Kaalus, täpselt nii. Olgu õuna, siis 1 õuna mass. 1 õun. Mass, 1 õun. Ja olgu 1 banaani. Ma käisin täna just banaani ostmas. Kas te olete tähele pannud, et igas poes banaan selle kaalumasina peal on number 1? Why is that? Sest et see on banaan ja A ja B on päris alguses tähestikus. Kõik tähestiku järgi. Päriselt? Kas siis tõesti mitte midagi ei ole A-tähega või? Apelsin on, aga siin on AP, siin on BA. See on kirjutatud apelsin tugeva P-ga. On ikka ees. Jah, aga see on niimoodi, mis sest edasi ka läheb. Banaan, A on teine ja B on esimene. Siis need on 2 esimest tähestikus. Siis kirjutab apelsin A esimene ja P on viimasel. Mis ajast on see oluline? Tähestiku järjekord käib ju alguses esimese tähe järgi. Kui sa paned nimed tähestiku järgi, siis on alati esimene täht on K, aga nagu sellest järgi tuleb K. Kui sul on A siin ja tugev P on taga, kui sul on B siin ja A on siin. Et nende summa annab kokku nagu lähemal või? Jah. What? Mitte keegi nii ei tee, mitte keegi ju. Ei tee. Teisest tähe järgi, kurat. B on kaugemal kui A, järelikult A, B siin on ees. No nüüd see on nii fakt. What the fuck? See ei ole asi ju. Või on? Ei ole. Mina ei usu. Ei aktsepteeri seda uut infot nagu. See ei ole nii. Nii igal juhul, no meil on banaanimass on B ja õunamass on õun. Ja 2 banaani ja 6 õuna kaaluvad kokku 1,4 kilogrammi, mis võrrand sellest lausest tuleb? X pluss Y. No, meil ei ole ei X ega Y, ja nõu ja B. No, Õ pluss B. Õ pluss B on siis 1 õunamass ja 1 banaanimass. Aga seal on mitu õuna ja mitu banaani. No vaata, seal on ju 2 banaani ja 6 õuna. Not that bad. 2B pluss 6 Õ. Täpselt nii. 2B pluss 6 Õ ja samas oli kokku 1,4 kilogrammi, jah. Ma oleks võinud siia ka olgu 1. Peaks siia täpsustama 1 kilogrammi kahtu. Siis on nagu ilus. Ja mis on see teine lause? 4 banaani
ja 5 õuna. ja nende vahe on 80 grammi. mis võrrand see on? neli banaani. 80 grammi mõne raske. kuidas öelda seda, kuidas matemaatika keeles on 4 banaani meil? 4B. 4B miinus. 4B miinus, miks miinus? 5 ja kui palju see annab? võrdub 80. mida? 80 grammi. 80 grammi on õige, aga meil on siin on kilogrammid. kas me siis teisendame mõlemad grammideks või mõlemad kilogrammideks, kumb meeldib rohkem? teeme mõlemad grammideks, siis teeme nii. 80 ja siin üleval on siis 1400 grammi. okei, aga miks see miinus tuleb ikkagi? sest et tuleb 4 on võrra raskem, nagu suurem. jah, et 4B on nagu raskem mass, ta on nagu suurem. et kui me suuremast lahutame väiksema, siis me saame selle, mis jääb üle, vaata. see on see, et kui palju ta siis raskem on. täpselt nii. et ja nüüd on vaja sellist ära lahendada mingisuguse võttega, kas siis teeme jälle asendusvõttega. see tundub olevat hoos praegu. kummast me avaldame Õ või B? ma ütlen, et avaldame siit üleval, sest siin on kõik on paaris arvud ja siit tuleb ilusasti. teeme näiteks, et siit siis 2B võrdub 1400 miinus 6 Õ. nüüd on meil vaja seda B-d kätte saada, siis jagame kõike 2-ga läbi. B võrdub 700 miinus 3 Õ. nii. ja nüüd siis selle B me paneme selle B asemele siin. mis siis tuleb? 4 sulgudes 700 miinus 3 Õ, öelge, kui ma liiga tempokalt lähen. aga natuke hakkab tunni aeg meil otsa saama. nüüd tuleb see panna. oota, kui palju see 7, 14, 21, 28, 2800 miinus 12 Õ'd miinus 5 Õ'd on võrdne 80-ga. siia tuleb siis miinus 17 Õ'd on võrdne miinus 2720. ja miinus 17, kas siit tuleb mingi ilus arv? ei tundunud nagu tuleks. aga võib-olla tuleb ka. tuleb. Õ on võrdne 160. 160 mida? grammi, sest me teisendasime kõik grammideks, on ju. 160 grammi, nii väga hea. Õ on teada, tahame B-d teada. B on võrdne 700 miinus 3 korda 160. 700 miinus 3 korda 160. 220 grammi on B. ehk siis ühe õunamass on 160 ja ühe banaanimass on 220 grammi. nii, ja tänaseks